aga millal nad meil siis pommitasid? Ära ütle mulle, et see on vastus. See on reaktsioon sellele, et me seal tulistasime. Tulistavad pealinna. Kõige ulatuslikum rünnak Moskvale kogu sõja jooksul. Ukraina ründas naftatöötlemistehast Kremli lähedal. Moskva ja Moskva oblast sattusid neljapäeval 18. juunil Ukraina droonide kõige massiivsema rünnaku alla. Venemaa kaitseministeerium teatas, et väidetavalt tulistasid nad kogu öö jooksul alla umbes 1000 Ukraina drooni. Kuid Moskva, Venemaa kõige paremini kaitstud piirkond, ei saanud mingil põhjusel eriti tunda õhutõrjetööd. Jälle sattus rünnaku alla Kapotnia naftatöötlemistehas. Linna kohal tõusevad paksud suitsupilved. Moskvalased on hämmingus ja mingil põhjusel kurdavad, et ukrainlased naeravad nende üle sotsiaalmeedias. Ja nüüd nõuavad moskvalased endale kaastunnet. Nagu nemad poleks ju sõda Ukraina vastu juba 12 aastat pidanud. Väidetavalt on selles kõiges süüdi Vladimir Putin. Kuid nagu hiljem selgus, lõi Ukraina kaitsevägi ööl vastu 18. juunit mitte ainult Moskva naftatöötlemistehasele, vaid ka naftabaasile, raudteesillale üle Põhja-Krimmi kanali ja teistele objektidele, Vene okupantide positsioonidele. Ja praegu arvutavad venelased kahjusid rünnaku ja oma kohmaka õhutõrjetöö tõttu. Miks ma seda ütlen? Sest ilmusid kaadrid, kus on selgelt näha, et just Vene õhutõrjesüsteem tulistab rakette Moskva naftatöötlemistehase pihta. Tehase pihta, pärast mida kostuvad seal plahvatused. Ehk siis sinna, kuhu Ukraina droonid ei tabanud, annab viimase hoobi Vene õhutõrje. Aga tundub, et see on alles algus. Ukraina on juba lähedal sellele, et anda lööke Vene okupantidele. Parvedes tiibrakettidega. Ruta-rakett, mis hakkab koordineerima tehisintellektiga drooni. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätka oma kommentaar selle video alla. Jätkub! Kuradi läks mööda! Läks mööda! Tulistavad! Jälle läks mööda! Läks mööda! Seal ta lendab edasi! Kurat! Aga miks sina ei teinud seda? Tabasi! Kuhu sa kabasid? Jätkub. 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 Jätkub! Jätkub! Järgneb! Järgneb! Järgneb. Mis temaga on? Mis? Triivud on kõrval! Keegi aga mina. Isegi! Küsisid. Nii, jätku ei tule. Aetnikud, mis? Onu Mumen, mis? Kas ma võin? Mis? Läksid ära. Varustati. Läksid ära. Varustati meetrid. Jätkub. Oh, õhutõrje! Vaevu töötab, kurat.
kurat! Veel üks. Järgneb, õhutõrje. Järgneb. Midagi laseb mööda, kurat. Kurat. Lendas mööda. Tahtis vist temale pihta saada. Tegi oma töö ära. Niisiis, Moskva ja Moskva oblast sattusid neljapäeval 18. juunil Ukraina droonide kõige massiivsema rünnaku alla. Üldiselt on Moskvat juba 3. ööd järjest rünnanud droonid ning tänast rünnakut imetatakse üheks selle aasta suurimaks. Rünnaku alla sattus Moskva naftatöötlemistehas Kapotnes, mis varustab 40% Venemaa pealinna kütuseturust. Jälgimiskanalid registreerivad vähemalt pool tosinat tulekollet. Ohu tõttu suleti kõik, absoluutselt kõik Moskva lennujaamad ning Šeremetjevos evakueeriti reisijad. Võrk on üle ujutatud kümnete videotega tabamustest ja tugevast tulekahjust Moskva naftatöötlemistehases. Ja see on lühidalt öeldes see, mis juhtus. Naljakas on see, et kui ma täna hommikul Threadsi sisse logisin, nägin ma kohe, et üks populaarsemaid küsimusi, mida moskvalased küsivad, on, mis üldse toimub ja millal see kõik lõpeb. Kuulake, las ma vastan teile lühidalt. Moskvalased, teie poolik riik, ehk siis Venemaa, alustas agressiivset verist sõda Ukraina vastu juba 12 aastat tagasi, 2014 aastat. Venemaa on aastaid tapnud ukrainlasi. Ja nüüd, kui te olete teada saanud, mis toimub, jookske kiiresti Vladimir Putini juurde ja küsige temalt, millal ta kavatseb selle kõigele lõpu teha. Ja siin tahakski irooniliselt küsida moskvalastelt, kus te need 12 aastat olite? Aga läheme tagasi asja juurde. Pärast rünnakut Moskvale suleti osaliselt Moskva ringtee MKD, mis on üks linna tähtsamaid transpordiartereid. Õhus oleva ohu tõttu olid võimud sunnitud kehtestama plaani Kover. Selle tulemusena sundisid droonid peatama kõigi Moskva lennujaamade töö. Vnukovo, Domodedovo, Žukovski ja Šeremetjevo. Huvitav on see, et Vene ametnike sõnul sattus rünnaku alla vähemalt 5 Moskva oblasti rajooni. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium teatas, et terve öö jooksul tulistati alla peaaegu 1000 drooni, 4 raketti ja 10 lennupommi. Aga selle õhutõrje edukat tööd rikuvad Kremlile need metsistunud moskvalased, kes lihtsalt uputasid sotsiaalmeedia tulekahjude kaadritega. Eriti levivad võrgus kaadrid tabamustest ja võimsast tulekahjust Moskva naftatöötlemistehase piirkonnas Kapotnas. Ja siin tahan ma teile näidata mõnda väga olulist videot. Ja kohe märgin ära, et plahvatuse ajal õhku lennanud naftareservaari gaas ei ole võltsing. Aga sellest räägime veidi hiljem. See on väga oluline hetk. Telekanal. Et mitte uusi videoid maha mõne. Dimator Zok. Lihtsalt aednik. Lühidalt öeldes kõik.
selle taga põleb. Sõbrad, aitäh vaatamise eest! Sõbrad, aitäh vaatamise eest! Sõbrad, aitäh vaatamise eest! Lendas mööda! Näed, ta lendab edasi! Kuule, kas sa said selle lindile? Läks pihta, kuhu see pihta läks? Nagu näete, Ukraina droonid tiirutavad täiesti rahulikult üksteise järel Moskva taevas, laskmise saatel ja tabavad sihtmärke. Kujutage ette, mis juhtuks, kui Ukraina otsustaks rünnata Punast väljakut võiduparaadi ajal 9. mail. Näete, seetõttu võtke seda, et Ukraina lubas teil, verelastel, 9. maid tähistada üsna tõsiselt. Siin pole enam midagi naljakat. Tunnistajate kaadritelt on näha mitut tulekollet Moskva naftatöötlemistehases. Ühel kaadril on näha, kuidas löök paagile sõna otseses mõttes rebis katuse pealt. Ja just see on selle rünnaku võtmemoment. Paljud on juba omistanud selle plahvatuse Ukraina droonile. Aga kui seda videot hoolikalt vaadata, siis näeme, et vahetult enne selle konkreetse mahuti plahvatust, millelt katus lendas, oli näha õhutõrje raketi starti just selles suunas. Ja just see rakett tabas kütusepaaki, mille tõttu katus lendas minema. Üldiselt oli näha, kuidas Vene õhutõrje tulistab kaootiliselt taevasse, tabamata üldse droone. Lõpuks tekkisid Osint-kanalite hinnangul Moskva naftatöötlemistehase territooriumil vähemalt 5 tulekollet. Ja nüüd kõige tähtsam. Ettevõte asub vaid 15 kilomeetri kaugusel Kremlist. Naftatöötlemistehas kuulub Gazprom Neftile ja on üks suurimaid naftatöötlemisettevõtteid Venemaa Föderatsioonis. Tehas töötleb umbes 12 miljonit tonni naftat aastas ja varustab umbes 40% Moskva kütuseturust. See tähendab, et nüüd on Moskvas samuti bensiinipuudus. Täpsemalt öeldes pole seda tanklates peaaegu üldse enam saada. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et sel ööl tabasid Ukraina kaugmaarelvad teist korda nädala jooksul Moskva piirkonda. Samuti tabati sihtmärke Rostovi oblastis ja ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Ja seda Zelenski sõnul. Täiesti õiglane vastus Venemaa rünnakutele Ukraina linnade vastu. Ja Zelenski ütles otse välja, tsiteerin, on aeg see sõda lõpetada ning Venemaa peab astuma vajalikud sammud diplomaatias. Lisaks ütles Zelenski, et venelased, just need samad moskvaalased, peaksid lõpuks ometi avaldama mõju oma kiilaspäisele haisvale diktaatorile Vladimir Putinile, kui nad ei soovi sõja edasisi tagajärgi. Kui nad ei taha, et troitsas ukrainlased nende üle naeraksid. Ukrainlased, kui need süütud lambad, jutumärkides, ütlevad, aga miks meid, mis toimub? See polnud ju meie, kes sõja alustas. See oli kõik Putin, see on kõik poliitikud. Meie oleme üldse väljaspool poliitikat, me ei saa aru, mis toimub.
see pole meie süü, miks meid lüüakse. Eriti meeldisid mulle kommentaarid, kui need pesemata moskvalased kirjutavad, et oi, mida teile siis naftatöötlemistehas tegi. No olgu te seal rindel tapate neid vene sigu, aga mida teile siis Moskva naftatöötlemistehas tegi? Miks te selle pihta tulistate? Või siis need kisad selle kohta, et nüüd tabab see kindlasti ka Kiievit. Edasi rõhutas Ukraina president, et Ukraina ei kavatse leppida rünnakutega oma territooriumile ja on valmis venelastele tõelise põrgu korraldama. Edasi on siin tsitaat. Me rääkisime, et me jõuame nendeni. Kui Putin ei taha seda sõda lõpetada, tahab jätkata, siis meie vaikselt ei istu, me vastame. Tuletan meelde Venemaa rünnakut Kiievi Petšerski Lavrole. Ukraina valmistab ka sellele vastust. Ja siin ootab venelasi tõeline põrgu. Sõjaline väljaanne Defense Express teatab, et Ukraina on juba lähedal sellele, et rünnata Vene okupante Ruta tiibrakettide parvedega, mida hakkab koordineerima tehisintellektiga droon. Eelkõige 2 ettevõtet, Shield AI ja Destinus, viisid edukalt läbi terve rea katseid, et integreerida lahingu tehisintellekt HiveMind erinevat tüüpi droonidesse. Katsed kinnitasid võimalust juhtida droone autonoomselt otse lennu ajal. Ja hiljuti registreeriti rindel esimene ajaloos täielikult autonoomne droonirünnak ja venelase likvideerimine täiesti ilma inimese osaluseta selles rünnakus. Kõik tegi tehisintellekt, nii et venelased peaksid valmistuma rünnakuteks, et hiljem ei peaks jälle kirjutama, aga mille eest. Ja etteaimates venelaste kisamis kommentaarides stiilis nüüd küll tabab Kiievit kindlasti midagi, vastan ma. Pesemata metsistunud venelased. Kiievit on juba 5 aastat pommitatud. Ja teie kiilakas diktaator Vladimir Putin on juba kasutanud kõiki võimalikke rakette hirmutamiseks ja rünnakuteks. See ei tööta. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head. Moskva oblast. Öelge, kuidas teil läheb? Kas te peate normaalseks, et oleme jõudnud sinnamaani, et me ei leia Moskvas ega Moskva oblastis varjendit ning et pealinna juba tulistatakse? Ärge öelge mulle, et need on vastulöögid, et see on reaktsioon sellele, et meie seal tulistasime. Pealinna tulistatakse. Ka regioonid ei peaks seda nägema. Kuidas teile üldiselt kogu see olukord tundub? Me oleme šokis.